tere, imelised inimesed! Ma räägin täna visioonitahvli tegemise olulisusest. Kust mina selle pisiku sain, oli selline olukord 3 aastat tagasi. Nüüdseks äkki kuskil, umbes 3 aastat tagasi, kui ma sain vähidiagnoosi ja siis poole tee peal, kui ma tegelikult ei teadnud, et ma veel terveks saan, ma ei teadnud, et ma veel ellu jään. Mul oli tunne ja selline klikk käis läbi ja äratundmine ja taipamine oli, et oh my god, ma ei ole mitte kunagi läinud enda unistuste suunas. Ma ei ole mitte kunagi isegi unistada julgenud, mida mina tahan, sest mul oli alati fookuses, mida teised tahavad ja mida teised minust tahavad. Ja ma pidin kogu aeg justkui teisi teenindama. Ja sel hetkel, kui mind tabas vähk, siis mul käis see klikk ära ja ma justkui ärkasin. Ma ärkasin sellisest talveunest ülesse ja ma sain aru, et teistele lisaks on tegelikult olemas ka mina. See minu päris olemus, kellel on ka oma soovid, oma tunded, oma tahtmised, oma unistused. Ja ma taipasin, et ma ei ole mitte kunagi nende järele läinud. Ma ei ole isegi julgenud minna. Ma arvasin, et kui ma kunagi, ma ei tea, rikkaks saan ja mul palju vaba aega on, küll ma siis oma unistuste peale hakkan mõtlema. Aga selline äratus tõi mind justkui 2 jalaga maa peale, tõi mind praegusesse hetke ja andis mulle mõista, et iga hetk võib olla kõik. Kui sa täna ei järgne oma unistustele, siis millal veel? Ainuke õige aeg oma unistustele järgneda ja oma südamesoovidele järgneda, nendele tunnetele, mida sa elus kogeda tahaksid, nende asjade järele minna, mida sa kogeda tahaksid, võib-olla reisida või mis teevad sinu õnnelikuks. See aeg on praegu, mitte siis, kui sa oled pensionär või ma ei tea. Ei, siis ei ole. Sa ei tea kunagi kaua sul on aega jäänud siin füüsilises kehas elada, mitte kunagi. Ja see hetk oli minu jaoks nii suur äratus, et ma võtsingi kõik ajakirjad, mis mul kodus oli, ja võtsin välja, lõikasin, kleepisin ja ma hakkasin tegema oma esimest unistuste tahvlit. See oli muidugi selline tagasihoidlik, kuna ma täpselt ei teadnud, mida ma teen, aga sisetunne juhatas mind selleni. Ja siis ma seal lõikasin välja neid sõnu, mis mulle meeldisid, mingid reisipildid ja üks lause, mis ma mäletan, ma esimest korda välja lõikasin oma unistuste tahvlile, oli tõeline mina. Ja ma sain aru, et on aeg, on päriselt aeg minna selles suunas ja olla see, kes ma päriselt olla tahan ja unistadagi ja minnagi ainult enda unistuste järgi, sest et kui ma kellegi teise unistuste järgi lähen, siis ma tegelikult ei lähe ju enda unistuste järgi ja ma vähendan enda soove. Ja nüüdseks olen siis iga aasta teinud ühe sellise unistuste tahvli, vision boardi ja ma näen ja mul on see iga päev silmade all. Ma näen oma sihti, ma näen oma suunda, ma panen sinna omale väestavad lauseid ja mul on kogu aeg fookus iseendal ja sellel, mida mina tegelikult soovin, mida ma elus kogeda soovin. Kui siis varem oligi minu fookus enne diagnoosi saamist, kus mu fookus oli? Mu fookus oli teistel, mu fookus oli sellel kõik, mis on halvasti, mu fookus oli sellel, mida ma veel ei ole saavutanud, mu fookus oli sellel, et kõik on nõme, kõik on tobe, miks minuni ei ole jõudnud veel, ma ei tea, suuri pudrumägesid ja mu fookus oli sellel. Ja mida ma sellise fookusega juurde genereerin? Täpselt seda, mida ma ei taha. Aga sellest hetkest peale, kui ma hakkasin tegema unistuste tahvleid ja olen selle pannud endale nina alla, oma töölaua nina alla ja ma iga päev näen seda. Või siis näiteks lähen magama ja ma viskan pilgu peale, justkui ühendun sellega. Ja see paneb rohkem liigutama, see paneb fookuse sellele, mida ma päriselt tahan, mida ma päriselt soovin kogeda. Ja see on imeline tööriist. Ja nüüd hakkab 2022 läbi saama ja uuel aastal ma teen uue. Ja kui ma sellele praegu tegelikult peale vaatan, siis see on maagiline visioonitahvel. Ja et paljusid sellest siis täide läinud on, siis tegelikult päris paljud asjad on läinud täide. Ma seekord ei kleepinud väga palju pilte siia.
ma kleepsin pigem tundeid, mis tundeid ma tahaksin kogeda ja mida ma tahaksin, et minust see nii-öelda, kes mina tahaksin olla, kes mina inimesena tahaksin olla. Ja see töötab, need visioonitahvlid töötavad, see automaatselt suunab fookuse sellele õigele rajale, mida me päriselt tahame oma eludega pihta hakata ja see on imeline. Täiega soovitan sulle teha visioonitahvli ja toppida see sellisesse kohta, kus sa iga päev mitu korda kõnnid mööda. See töötab, see lihtsalt töötab.